tere siis taas kord kõigile minu poolt ja tänases ladumises olen ma juba kaardid välja võtnud ja teen selle ühe grupi näol siis või ühe ladumisena. Ja vaatame, mida on oodata järgneva 10 päeva jooksul rahalises olukorras, rahaliselt. Ja siin ongi siis välja tulnud surmakaart, ehk siis midagi on hakanud lõppema või miski teie elus siis rahaga seoses lõpule jõudmas on, mingi transformatsioon või lõpp, mis toob uue alguse. Et surmakaart alati toob siis mingit laadi uue alguse. Rahaliselt võib see tähendada siis mingi vana olukorra lõppu, et ilmselt siis näiteks töölepingu lõppu, laenude lõppu või vana rahaline harjumusmudel, see lõpeb või midagi muutub, mingisugustest harjumustest muutub midagi. Võib-olla vana sissetulek lõpeb ja uus saab alguse. Et alati, kui lõpeb, siis saab ka midagi alguse. Aga siin ongi nagu siin see auade 10 ka veel välja tulnud, mis näitab, et te olete nagu läbi põlenud või koormanud ennast üle millegiga. Omakorda ta loob nagu sellise emotsionaalse situatsiooni teile, kus tegelikult te peaksite nagu kuulama rohkem intuitsiooni või sisetunnet või oma emotsioonid nagu tasakaalustama, mitte laskma emotsioonidel valitseda siis enda üle, seepärast et ma näen, et siin rahaliselt teil on kerkinud mingisuguse lõpuolukorraga emotsioonid ülesse ja te tahate nagu jõuliselt läbi suruda millestki, aga te olete ise nagu läbi põlenud tegelikult kas töiselt või mis iganes. Ja see olukord tahabki tegelikult lõpuni jõuda, et tundke ära, mis on teie tõde siin, et midagi tahab siis lõpule jõuda, sest et ta on juba väga tugevalt teid rivist välja viinud ja teid nagu läbi põletanud, mis omakorda tekitab emotsionaalset seisundit teile. Ja te olete ilmselt siin mingit laadi valikute ees ja te tahate nagu jõuga läbi suruda millestki või siis läbi tugeva sellise tahtejõu jõuda kuskile. Aga kui te olete sellises seisus, siis te peate mõtlema, et mingisugune vana olukord tahab lõppeda, sest see kurnab teid. Ta ei tööta enam sellisel kujul, nagu varasemalt võib-olla see toimis. Et kuulake oma sisetunnet. Et kuulake oma sisetunnet, jah, siin tugevalt on see sõnum ja võib-olla see sisetunne on ka oluline nende otsuste juures, mida siis on vaja teha või mille suunas te vajate liikumist. Et te tahate nagu mingisuguse võib-olla eesmärgi poole liikuda läbi siis kontrolli ja tahtejõu, aga läbi kontrolli ja tahtejõu või läbi kontrolli siis te võite küll mingisuguse selle tulemuse suunas liikuda, mida te soovite tulemuseks saada või selle, mille suunas te tahate liikuda, mis looks teile võib-olla paremad rahalised olukorrad, aga ma näen, et läbi kontrolli te pigem suurendate või loote endale seda läbipõlemust või rasket seisundit, et teil on tegelikult mingit laadi raske seisund sellisel kujul, et te ei näe nagu seda tulemust ja seetõttu te nagu kurnate veel omakorda ennast läbi. Ja et see koorem ja üleväsimine on nagu võimust võtnud teie üle või siis on võimust võtmas. Sul võib olla isegi palju kohustusi rahaliste olukordadega seoses. Või sa tunned siis mingit laadi rahalist survet. Siis on siin vaja ümber hinnata võib-olla seda olukorda, mis on tegelikult tõesti vajalik. Sest et sa oled nagu sellise
te olete nagu sellise läbipõlemise ääre peal või siis osad juba ongi. Siin ma näen, et siin võib olla seotud kas siis teie enda energia siin või siis keegi naisterahvas on teie rahalise olukorra või rahalise seisundi ajendiks või siis mõjutajaks. Et miski võib teie rahalist olukorda mõjutada, kas siis teie enda energia või siis keegi naisterahvas. Et see soov või see õnn või teil võib isegi olla mingisugust õnne või tunnete, et kõik hakkab nagu laabuma. Et see mingisugune hea võimalus tekib või tekib siin väikene selline rahaline sissetulek või heaolu. Aga siin on ikka tugevalt seda ebaselgust ja segadust selles kombinatsioonis siin. Et teie rahaline selline olukord ei ole veel päris selge ja võib-olla on isegi natuke muutlik, et üks hetk nagu tunnete, et asjad jooksevad, teine hetk jälle tunnete, et olete ummikus. Et olge siin enda suhtes nagu selline tähelepanelik. Ja ärge tehke nagu selliseid suuri otsuseid uisapäisa vaid mõelge nagu asju natuke läbi ka, et siin on nagu mingi asi tahab lõpule jõuda. Ja ta võib muutuda isegi järsult. Ja teie sisetunne ja selle läbi liikumine ja otsustamine on oluline. Et sul on võimalik saavutada edu, kui sa usaldad oma sisemist kompassi ja püsid selles sihikindlalt ja ei lase nagu kõigutada ennast nendel emotsioonidel ja sellel segadusel. Et siin on tugev ülekoormus teil ja võta selleks enda aega selle olukorra üle vaatamiseks. Kui teil on liiga palju tööd, siis vähendage oma koormust. Kui te tunnete mingi stressi ja väsimust tööga seoses, et see on nagu oma aja ära elanud, et ta ei rahulda ennast, siis on ka siin 2 varianti. Kas lõpetada see, nagu siin see surmakaart näitab, et lõpetada, kui te lõpetate selle, siis on tulemas uued algused ja te liigute uue alguste suunas. Aga teil on ka võimalik transformeerida seda energiat endas, ehk siis te tunnete selle koormustunde või selle stressi ja väsimuse selle tööga seoses ja vabastate selle emotsiooni, ühesõnaga seda on võimalik teha siis. Ja siis toimub mingit laadi transformatsioon teie energeetikas ja muutused on tulemas siis. Et mis siis veel? Et jah, et osadel päris kindlasti, et kui sa oled kandnud endas midagi selle rahalise situatsiooniga või rahalise olukorraga seoses, siis see tsükkel on nüüd lõppemas või tahab nagu lõpule jõuda ja kui sa punnid selle vastu või oled vastupanus või klammerdud selle olukorra külge, siis sa lood endale kannatust, ehk illusoorset kannatust.
et sul on oluline lasta lahti, et sa saaksid hakata liikuma oma tõelise tahte ja suuna järgi või suunas või, või kui sa tunned mingit laadi survet, siis see on märk sellest, et sa oled kandnud sellist raskust või emotsiooni või vastutust millegi ees, mis ei kuulu tegelikult sulle, mis on võimalik siis vabastada või sellest olukorrast lahkuda. 2 varianti, tõesti siin muud varianti pole. Kas siis lõpetada see olukord ja lahkuda sellest olukorrast, muuta see situatsioon ära, millega sa tänaseks päevaks siin praegu hetkel rahul ei ole, või siis puhastada, mis on ka kõige lihtsam moodus või kõige mõnusam viis üldse asju lahendada, seepärast et emotsioonid alati tulevad uuesti pinnale, kui sa isegi lahkud ühest olukorrast, aga emotsioon jääb sinu kehatasandile alles, siis sa lood nagunii seda olukorda uuesti, et see emotsioon saaks siis vabaneda sinu kehatasandilt. Sest sina lood endale kogu aeg neid nii-öelda muutuseid, neid segadust, seda emotsiooni, seda raskust, sest sinu kehas on mingit laadi laeng, mis tahab sealt vabaneda, siis kas sa oled siis nagu klammerdumises või vastupanus ja sellega sa lood siis tõesti seda illusoorset kannatust. Et pane tähele ka seda, et siin on võib-olla oluline see, et milline on sinu vastuvõtlikkus rahale, et ja kui palju sa kuulad üldse intuitsiooni ja kui palju sa oled nagu endaga rahus, et sul on vaja võtta vastu nagu justkui uusi võimalusi, aga sa ei saa neid ära tunda, kui meel on segaduses. Ja sa pead nagu justkui, mitte sa ei pea, mitte midagi sa ei pea, aga sa võiksid justkui ära tunda või mitte ära tunda, vaid sa võiksid lubada ilma püüdmata õnne tunda. Ja kui sa teed selliseid asju, mis sulle meeldivad ja tunned sellest rõõmu ja õnne, siis sa hakkad nägema, et sinu energeetiline väli muutub ja asjad hakkavad voolama loomulikult sinu energiaväljas, sinu füüsilises 3D reaalsuses. Sest selgus tuleb siis, kui sa oled rõõmu ja õnne tundes või siis sellises kerguses või siis vähemalt neutraalsuses, mitte suruvas energias, mitte raskusenergias, vaid kui sa lased nendel pilvedel hajuda. Ja soovitus võib-olla ka siin on see, et ära pinguta muutuste nimel, lase nendel lihtsalt toimuda. Sina ei pea tegelikult mitte midagi tegema, vaid laskma sellel toimuda. Sa oled nagu sellisel lävepakul tegelikult, oledki siin praegu sellisel lävepakul, kus vana tahabki nagu ära kukkuda või peab ära surema justkui, et uus saaks sündida, et ära hoia sellest kinni, ära ürita midagi kontrollida, lihtsalt olla tunnistaja ja vaatleja, et ole vastuvõtlik kõigele, mis sinu elus tuleb ja ära anna sellele otseselt hinnangut. Ja ole vastuvõtlik mitte ainult tegevustele, vaid ka selgusele enda sees. Sest et kui meel on hägune, ei ole vaja kohe teha midagi või tegutseda, sest et jällegi sellest hägususest ei loosa mitte midagi head, vaid teadvus palub justkui seda selginemist, mitte sundimist, mitte tegutsemist,
sunniviisiliselt või et sa ei tea, mis nüüd saab või kõik on nagu ebaselge ja sina lähed ja tormad. Et anna endale aega, et seda selginemist luua endale või oodata seda selginemist. Küsi endalt ka, et mis on see, mida ma enam ei taha kanda või ei pea kandma või et asjad hakkavad liikuma siis, kui koorem nagu iseenda koorem on nagu maha pandud, mitte et sa ei liigu selle koormaga koos edasi, vaid sa paned selle koorma maha ja siis saab liikumine toimuda sujuvalt ja kerguses. Ja mis on päris see, mida te peaksite või võiksite meeles pidada, on see, et ära otsi kunagi rahalist kindlust väljastpoolt. Sest see tuleb alati sisemisest energeetikast või sisemisest olekust. Sest et kui sa oled kooskõlas oma sisemise tõega, siis hakkavad välised olukorrad, välised ressursid joonduma sinuga. Ja raha siis tuleb ka täpselt samamoodi läbi kerguse, läbi joonduvuse, läbi sisemise oleku, läbi selguse, mitte siis raskuse ega punnimise ega vastupanu ega klammerdumise. Et siin tuleks nagu võib-olla oma uskumused ka ümber vaadata või hinnata, et jah, siin seda rasket olukorda on, segadust on, aga mingid olukorrad tahavadki teie elust nagu lahkuda või lõpule jõuda ja see transformatsioon toimub kahel viisil, et kui te oskate puhastada ja vabastada oma energiat, emotsioone, laenguid kehast sellega seoses, rahaga seoses, selle raskuse, ületöötamise, koormuse, pingutuse ja kõige selle osas, siis puhastage ja vabastage ja toimub transformatsioon, energeetiline muutus sinu kehas ja need raha saab hakata läbi kerguse voolama sinuni, mitte läbi raskuse. Kui sa paned koorma maha, siis sa tunned juba kergust ja sa tunned juba, et asjad hakkavad paremuse poole liikuma. Teine variant on siis see, et sa lõpetad igasuguse tegevuse, ületöötamise, koormuse, vähendad enda koormust või isegi lahkute sellistest situatsioonidest ja olukordadest, mis teid ei rahulda ja liigute siis uute alguste suunas, mis loovad teile võib-olla selliseid võimalusi ja seal võib olla siis teie enda energeetika seotud või siis keegi naisterahvas ka võib-olla aitab teid selle suunas liikuda, et te saaksite luua või saaksite vabaneda siis oma nendest nii-öelda koormatest või siis emotsionaalsetest laengutest ja stressist, pingest ja saaksite hakata nagu looma siis oma elus rahalisi võimalusi läbi kerguse, ilma selle segaduseta. Ehk siis sa lased pilvedel hajuda ja sa ei suru ennast kuskilt läbi sellise segaduse, kaose ja raskustunde, vaid sa lased nendel pilvedel hajuda ja sa hakkad liikuma kerguses. Muuta tuleb alati oma olek ennem ja läbi oma oleku, kerge oleku lood sa ka siis raha vastavalt oma olekule. Et kui me ei keskendu kogu aeg rahale, siis saab raha meieni voolata, meieni need võimalused tulla, rahalised võimalused ja see küllus nii-öelda. Aga kui me keskendume pidevalt rahale, siis mis keskendumine tähendab? Sa suunad enda energia sellele, et sul ei ole tegelikult raha. Sest et kui sina keskendud rahale ja tahad seda raha luua enda elus, siis tegelikult seal all on see, et sul on raha
vähe või sul ei ole seda piisavalt või sa tahad seda rohkem ja see on nagu puudusest loomine ja puudusele keskendumine ja siis tegelikult asjad ei käi sedasi, seepärast et kontrollivajadus selle üle lükkab seda rahalisi võimalusi sinust eemale. Mida rohkem sa kontrollid, seda raskem sul on nagu raha luua. Et nii-öelda see raha tuleb raske tööga, eks ju, tuleb siit välja, eks ju, aga tegelikkuses mida rohkem sa lased kontrollist lahti, seda kergemini raha voolab sinuni. Ja sa ei peagi isegi teadma, kuidas algselt, vaid need võimalused lihtsalt tekivad ja sa tunned need ära või lihtsalt kukuvad sülle. Sest küllus täpselt samamoodi ei jäta sind nagu maha või küllus täpselt samamoodi on üks osa inimeseks olemise juures, kui ta teab, et elu voolab läbi oleku või siis elu loodakse läbi iseenda oleku, mitte siis läbi pingutuse, kontrolli ja nende klammerdumiste või mis iganes raskete energiate. Ja nii lihtsalt on, et võiks öelda siin kokkuvõtteks seda, et luba sellel vanal lahkuda, vanal energial, vanal tööl, vanal mustril, vanal programmil, lase sellel lihtsalt lahkuda. Võta vastu uus ilma püüdmata, lihtsalt võta vastu uus ilma püüdmata. Ja päris kindlasti juhindu siis selgusest, mitte hirmust ega segadusest ja usalda oma teed. Ja ka siis, kui need pilved varjutavad sinu seda selgust või varjutavad sinu nägemisvälja või vaatevälja, et kus sa ei näe nagu seda tulemust, sest ma näen siin seda tohutut murekoormat või isegi mõtete koormust sinu peas, mille üles sa kogu aeg mõtiskled ja eietad, et seda, kas sa siis tõesti oled siin ennast üle töötanud või sa ei näe siis mingisugustele rahalistele olukordadele lahendust, aga see ei tule sellest raskest energiast. Mine kõnni metsas, kuula linnulaulu, naudi, lülita oma see nii-öelda egomeel välja, ära keskendu sellele hirmule, puhasta see hirm, vabasta see raskus endast ja keskendu sellele nii-öelda kergusele, lihtsusele, naudingutele ja rõõmule, mida sa saad võib-olla hetkes nautida, mine näiteks jaluta mererannas, metsas, kuula linnulaulu, võta aeg maha ja asjad hakkavad ise lahendama, kui sa ei keskendu selle probleemile. Kui sa keskendud probleemile, siis sa lood seda juurde või pingutades või raskusest püüad seda nagu lahendada, aga tegelikult kõik käib kerguses. Nii lihtsalt ongi. Soovituseks siia lõppu siis. Kuulate seda nõuannet ja järgides seda, siis te näete, et asjad hakkavad laabuma ja kergemaks minema ja need võimalused hakkavad teieni tulema. Et teil ei ole midagi kaotada, et lihtsalt katsetadagi kas või. Et ja minu poolt ongi kõik. Loodetavasti oli sellest abi või kasu ja suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!